Tšau! Tahtsin sulle öelda sükest asja, et järgmised Puntsomaania piletid nüüd juba saadaval 15 maid töösuhete lood cv.ee-ga koostöös tuleb lahe uus huvitav asi minul endale ka. Järgmised piletid ka juba müügis 3. ja 4. juuni reservväelaste lood koostöös Kaitseministeeriumiga. 3. siis on Tallinnas, 4. on Tartus. Ostke pileteid, tulge vaatama. Mina olen Hendrik Puntso. Fuck you YouTube'is, kes te vaatate. Ütlen ausalt, kui Madisel oleks nabaneet, siis me vist üksteisel lahti ei tahaks enam. On sul Präksu vahel ka nabaneet? Arvasin, et vend on täitsa skiso, kuid nii rumal poiss küll tussi väärt ei ole. Hendrik Puntso! Tšau, kuule, teeme ühe suure aplausi. Sten Erik Allikas! Hea meel teid kõiki täna siin näha. Teate, kus Sten töötab? Star FM. Käi persse. Mis selle nimi oli tegelikult, kuule? Mille nimi? Kus sa töötad? Sky Plus. Ainus raadio maailmas. Maailma parim raadio Sky Plus. Kas te olete nõus? Okei, liiga vähe. Vittu. Väga hea. Kuule, super, et tulite. Sten, sinust on räägitud. Me uskumatu, me oleme jõudnud T3, ja? Crazy ju. Päris haige. Wow. Kas ta tegi esimeses pooles seda Balti jaama lugu ka? Ja. Tema koduhuud. Väga hea. Suurepärane. Hea meel, et tulite päriselt ka. Andke mulle aplausiga märku, kes YouTube'is on näinud seda Kohtingu lugude värki ennem. Väga hea. Te teate, mis toimuma hakkab? Kuule, esimene pool oli ka jumala hea, eks ole? Noh, seda te isegi ei näe, vaata sealt läbi YouTube'i. Fuck you YouTube'is, kes te vaatate. Koha peal hoopis parem. Lugusid täna tulnud nii palju. Mõned head. Enamus ei väga head lood on. Ülilahe saab olema. Tõesti tänud, et tulite. Aga teate, meil on üks rubriik, mis meil on alati siin nagu nüüd viimastes osades, kui te olete vaatanud. Üks rubriik. Olete vaatanud? Kas teate, mis rubriik see on? Ma näitan. See on siuke rubriik, kus ma tulen rahvasse. Ja küsin, kuidas on teie õhtu? Suurepärane. Kuidas su nädal oli? Õnneks poolik. Mis tähendab, magad veel või? No, homme on ju... Homme hakkab nädalavahetus. Täna hakkab nädalavahetus, mees. Läheme edasi. Sinu ei räägi, võtta rahulikult. Tere, väga ilusad näete välja. Kuidas on nimi? Elisabeth. Ja sina? Anna. Kas te olete nagu Ying ja Yang? Õed? See, ma tahtsin nagu lovers öelda, aga mis see eesti keeles on? Thanks, armastajad, mees. Kes siit päästis mind? Mina. Nimi? Alan. Ülialfa on ta, ma ütlen kohe ära. On, ta oli esimeses pooles ka nagu lahe, ja? Ei, ta tõstis ennast siia tagant nagu. Mis mõttes tõstis? Ta on alfa Alan, ta korraldas ümber selle saali istumised. Ongi nii, ja? Ja. Millega tegeled muidu, Alan? Puitpõrandid lihvin. Tule vend teeb päris tööd, Alanil üks aplaus ka. Kuna ma tean küll, kurat. Kõik siin muidu, kuradi, ma ütlen, tegelevad, ma ei tea, turundusega mingid väljamõeldud tööd. Puit, põrand, lihvib. Selge, paigas, eks ole. Mis teie teete? Tööna siis. See minu publik töötub. Väga hea. Suurepärane. Rahulikult võite olla siin. Lihtsalt näen, et neiul teksad katki. Kuu lõpp oli ära, palgapäev kui peagi. Ei tule, sa ka töötu? Ei ole. Aga ei tule? Ei ole. Kas on ebamugav praegu? Jaa. Liigun edasi. Kas keegi tunneb, et on juba nii mitu jooki sees, et võiks nagu paar sõna öelda küll või ei tunne? Pane käsi püsti, kus sa oled? Ma tulen siit läbi. Vabandust. Ei, ma teist mööda ei lähe. Kohting? No vist ikka on, jah. Vist on või? Oi, mitmes? Palju. Ma ei tea, 7, 8.
Raisk. Ma olen tavaliselt abielus selleks ajaks juba. Kuidas teil? Ma ei näe su sõrmust. Pole, no ma olen 6. juures praegu. Selles ongi see asi. Aga mingi kohtinguloo saatsite oma repertuaarist kuskilt mujalt vanemast? Ei saatnud mina. Tahate teiste oma sellist nagu kuulata? Väga õige, seda tuleb ka teha. Läheme edasi. Kuule, teeme T3-le ühe suure aplausi ka, et me saame siin nendes ruumides seda asju üldse teha. Suur aplaus, suur aplaus. Suurepärane. Siin teie vaata, arvasite, et saate taha tulla, aga te ei teadnud, et Puntsomaanias on selline rubriik, kus me siis käime läbi kõik neiud, vanus, Üliveider oli see. elukoha, riik. 23. Läheme edasi. See ei lähe sellest reeglist läbi meil, mis meil on. Oi, sina üksi? Täitsa üksi, jah. Nii kurva häälega ka. Ma olen sinu sõber, ma olen Hendrik. Oskar, Väga meeldib. Mis tööd sina teed, Oskar? võtan ette, ettevõtja. See oli sõnade mäng. Siin oli midagi väga osavat, mida see tüüp tegi. See oli sõnade mäng, eks ole. Väga, mida sa viimasel ajal ette oled võtnud? Ta lihvib lagesid. See tüüp hakkas mõtlema, et ma tegelikult turundan raisk. Mis mul nüüd ikka öelda on? Mõtle, andsin sulle mingi 15 sekki praegu välja mõelda. Müün ennast. Holy shit. Ma olen iha.ee su kuulutusi näinud. Ta on hoor. Teenust tahad öelda, mis või promonurk on praegu? Ei, sa ei pea seda tegema. Ma võin küsida, aga on ebamugav praegu. Hunt kriimsilma ettevõtjana. Siin me jääme lõpmatusse auku, me peame kahjuks edasi liikuma kaameramees. Suurepärane. Väga hea, kuule, keegi mingi selle pissi kokteili ka võttis, või? Keegi ei võtnud. Sina võtsid, mis kokteili võtsid? Ma ei tea, vana piss. Vana piss, ma pole kunagi jäänud, on hea või? Nice, siis on confirmitud. Kuulge, sellega on siis ametlik rahvatöötlusosa läbi. Teeme suure aplausi kõikidele, kes mulle midagi vastasid. Mis hinde me anname sellele asjale, Sten? Mis hinde? Päris hea oli. Päris hea rahvas on. Mulle tundub, et nad on valmis. Mulle tundub ka, et te olete valmis. Mul on siuke asi, et külalised, täna on väga siuke huvitav episood, eks ole, sest et me ei tea, kes need külalised on. Või teie ei tea, mina tean tegelikult. Aga need on siuksed vennad, keda on üliraske tabada, nii et ma pean vaatama, kas nad on üldse siin, sest et kui me alustasime, siis nad ei olnud veel kohal. Ma vaatan, kas nad on majas olemas. Nad on võib-olla siin, aga võib-olla kusagil mujal. Kuule, minu arust on olemas. Daamid ja härrad, ma olen ise nii pabinas, sellepärast, et mina olen nende tüüpide nagu tõsiselt suur austaja. Ma olen nende tööd pikka aega jälginud. See, mis ma siin teen, on tegelikult tihti peale inspireeritud ka nendest. Nad on kirjutanud bestselleri raamatu siis, Kepivändade käsiraamat. Nad on korduvalt välja müünud oma vestlusõhtut, mida naised nagu tegelikult tahavad. Daamid ja härrad, teie aplausi saatel lavale tulevad Mihkel ja Madis Kepp! Mihkel ja Madis. Mihkel ja Madis, Madis ja Mihkel. Kepp. 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 Mihkel ja Madis Kepp. Täiesti uskumatu, võtke istet vabalt, siis Mihkel siia poole, Madis siia poole. Mihkel, Madis, ma olen kindel, et need näod ei vaja tegelikult tutvustamist. Ma ütlen, ma olen tõsiselt, kuidas te leidsite üldse aega tulla, ma ei oska kusagilt alustada, ma pole ammu nii närvis olnud, kui ma ütlen teile ausalt praegu kutid. Kõigepealt, tere! Hei, oli kokkulepe, et veidi pikemalt räägid raamatust, et peatüki kaupa oleks võinud väikse sisu kokkuvõtte teha, aga lugeda sa ei oska. Kogu kontsept on see, me pärast saame seda teha, ma räägin üle teie manageриga, sellepärast üldse muretsege. Jõudsite kohale, te olete siin, teeme veel ühe suure aplausi. Mihkel ja Madis Kepp, täiesti päriselt. Mul on nii tegelikult ebamugav, ma muudan ära.
ma arvasin, et Madis on natuke nagu enesekindlam. Tuleb panema praeks kinni, ma ei viitsin. Okei. Raamatud, millest need inspireeritud on? Kepivendade käsiraamat. Elust enesest. Elust enesest me tuleme tegelikult, vennaga tuleme väiksest külast, kus neid naisi ei olnud liiga palju, nii et me saime põhimõtteliselt statistikat teha 10 naise peal. Ja sealt on hea protsent. See on täpselt samamoodi, nagu mõõdetakse Eesti raadiojaamades kuulatavust. Minu teada see statistika on täielik skämm, helistatakse 10 majapidamisse, küsitakse, mis raadiot see kell 3 kuuled, öeldakse Sky Plus, tavai 10% Eestist kuulab Sky Plussi ja nii see tekib, me tegime naistega sama põhimõtteliselt. Mitu protsenti te ära rasestasite siis? 100. Meil on mõlemal siis 5 last võrdselt. Ütleme nii, et Eestis on üks koht, kus iive on plussis. Ja mitu protsenti alimentidest ära maksate? 0. Vennaga alati hea otsad kokku panna. Suurepärane, kas te muidu teate, kuidas meie kontseptsioon siin töötab, olete sattunud vaatama siukest kohtingu lugude asja siin pealinnas, väga populaarne kusjuures. Siin on vist enamus on naiste lood, on ju? Ma need kerin edasi. Tavaliselt, ma olen vaadanud küll su YouTube'ist neid asju, aga kui kohe tuleb, et hei, naine siin 32, skip. Ja kuttide lugusid päris vähe, nii et mõtlesime, et äkki meile täna on rohkem. Me annaks just meestele nõu, me naistega tegelikult ei julge neile otsa vaadata ega nendega päriselt suhelda. Ahah. Aga kas olete ise mõne loo saatud, midagi on olnud? Kusjuures tegelikult pole midagi põnevat juhtunud elus. Me pidime saatma. Me ei pidanud vist saatma. Ei, ma mõtlen nagu ennem kunagi. Enne kunagi. Ei, ma selle ühe saatusliku vea tegin, ma see klaviatuuri kasutust. Ma tegelikult ei õppinud ära. Tema rohkem kirjutas, mina nagu lihtsalt köhisin mõtteid. Davai. Aga muidu saate kontseptsioonist aru, mina loen loo ette, siis kommenteerime, publik ka, väikest viisi osanik. Nagu see suur argument oligi see, et siin on, me küsisime üle, et kas kindlalt on laval ainult mehed. Ütlesid, jah, enamasti on ja naisi siin on väga vähe ja see meile nagu veits meeldis. Okei. Ei, praegu on chill, jah, Sten on ka. Mis ta on? Mees. Ma mõtlesin, kui sa nii ütled. Ma mõtlesin, et kõik on mehed õnneks. Jah, Sten on ka. Mis te siis tähendab? Ei, kui ma ausalt ütlen, ma ei ole Steni riista näinud, nii et ma ei tea ka. Aga keerada ümber, see on sealt jalge vahetul. Võtame välja, näitame. Ära näita. Kuule, aga Sten, nüüd on see moment, kus on aeg. Sten, sina saad kontseptsioonist aru? Esimene kohtingu lugu. Kas võin ette paluda, kui paar äkki kuuleb, et me võtaks ühe pissin sünk või mingisugune, võiks see kokteili võtaks lavale? Jaa, kuule, ma võtan ka, sa tahad midagi? Anna. Äkki keegi kuuleb, saab tuua meile 3 tükki. Sten, sa tahad midagi? Ja tundub, et neid läheb vaja täna. Jaa, 4 pissin sünk. Väga hea. Keegi ei kuulnud. Ma loodan, et kuulis, kohe vaatame, kas on keegi majas, kes kuulis. Aga esimene lugu, meil on lugusi nii palju täna, hakkame pihta, siit see tuleb. Olen Soomes autoremondi peal. Mees. Ütlesin naisele, et lähen Eesti enda sünaarit tähistama. Et mul on saatana vitun pohhui. Sulgudes nussis Soome naine mulle ei andnud kätte ja pelas. Sulud lõppevad. Võt see on meie levelil, kirjatükk tundub. Kõik, kes on meie raamatut lugenud, see on väga tuttav. Stiil. Mees teab, kuidas narratiivi punuda. Kuna ma läksin sünnipäeva, Soome liits, kurat. See oli pigem see, kuidas Hendrik Puntso luges seda, ma arvan. Ei, see on kirjutatud veel halvemini, usu mind. Kohe, kui seda ütlesin, kutsus enda juurde 2 tunti ennem laiva. Nii on kirjas. Siis läksin sinna ja kohe näpuga. Kuhu? Näpuga? No see on ka meie 7. peatükk meie raamatus. Kohe näpuga on põhimõtteliselt 7. peatüki nimi ja seni kõik kõlab nagu mees harrastab kepivenna 10 sammu. Kohe näpuga. Mitmes see on?
7 ongi. no see on kohe, millest sa aru ei saa. See on Mitmes 7. see on? Sa kuradi arvutad, kirjas on kohe, meil on lihtne raamat. See on 7 nagu järjekorras nagu 7, aga see, kui see hakkab see 7, siis see on kohe. Okei, lause ongi siis ma lähen siit edasi. Ma proovin natukene seda aktsenti ka sisse tuua. Siis läksin sinna ja kohe näpuga. Oota, aga tee aktsenti ka. Me ei oska. Sofa peal. Kõik sofa likäinena, mul hea meel oli kohe. Likäinena. Kas keegi... Lige märg või? Likäinena. Sofa kohe lige märg. Kõik oli hauska ja kõik juttu. Nüüd sõitab ja painab kogu aika. Sulgudes praegugi võib kõne tulla. Oot, näed, see ongi see 8. peatükk on see, et kui paned näppu, siis kustuta number ära ja blokeeri number ka ära. Sest oled sa seda sardelli sõrme näinud, mis sellel kutil on või? Mis toimub, ei saagi aru, kas tahtis mürki lihtsalt välja võtta, et ma lollus ei teeks või ei saagi aru. Kiitos. Kuule, meil ei ole nii head lugu ennem olnud ja mul on nii hea meel, et siuksed eksperdid siin kohal on seda asja olukorda lahkamas. Jah, ma lõppu nüüd ei kuulnud, ühesõnaga jama on, et pani korra näppu ja kuradi litse jäta rahule, jah. Jah, tundub, et see on teil igapäevane, ütleme, olukord, kus olla ja... See on üks kõrvalmõju, kui sa oled meie raamatu läbi lugenud. Mõni meid vaadates mõni eeldaks, et see on äkki täpselt vastupidi. Et meie ei jäta naisi rahule, kui me korraks... No see on see, mida nad seal feministide gruppides ütlevad, aga tegelikult ütleme nii, et... Ja me leidsime selle, et kui keegi paneb sind, Virginia Woolf sind ei karda gruppi, siis tegelikult saab teha avalduse ja paluda see maha võtta. Meil on neid avaldusi 25, 24 on rahuldatud, üks on meil kuskil all, aga see on aasta 2011, ei pea scrollima. Pluss, kui nad ei karda, see alati jääb mulje, nagu nad ikkagi kardavad. Ei teagi, miks? Ei. Aga lähme loo juurde tagasi, mis sa küsisid üldse? Ei no, mis toimub, ei saagi aru. Kas tahtis lihtsalt mürki välja võtta, et ma lollus ei teeks või ei saagi aru? See tema Soome armuke siis. Naine oli Eestis olemas tal. Väga hea. Väga see oli vist mingi, mis peatükk see oli, et hoia Soomes armukest, see oli vist 27. Kui saad üle lahe naist. Wow. Aitäh. Aitäh. Aplaus kõikidele töötajatele. Aplaus. Aitäh. Esten, sina võid ka võtta. Kuule, aga ma ei tea, mulle tundub, et see on siuke case, et siin ei olegi tegelikult lahendust praegusel momendil. Et tuleb lihtsalt oodata, kuni läheb natukene rahulikumaks tal elu, madalat profiili hoida ja lähme edasi. Üks asi veel, mis ma unustasin öelda, on see, et te peate välja valima ka parima loo. Et proovige meeles pidada, parim lugu saab Converse ketsid. Jätame lihtsalt meelde, mitu meie lugu oli. Üks, praegu on kirjas üks. Suurepärane, siis on nagu paigas. Kas me oleme valmis järgmiseks looks? Väga hea. Umbes 4 aastat tagasi läksin ma oma tollasest nooruspõlva armastusest lahku. Üksi olla nagu ikka ei osanud ja tõmbasin sõbrannade survel endale Tinderi. Üsna ruttu sain aru, et turuseis oli suht halb. Libistasin paremale enam-vähem väljanägemisega ja suht paioga kuti, keda nimetame selles loos Taaviks, sulgudes Eesti on maru väike. Kindlalt Taavi. Päris nimi oli ka Taavi. Suhtlesime Taaviga mõnda aega ja sain aru, et mul on jõhker kuttide osas, kes on klepekad ja üliemotsionaalsed. Tähendab, hoiame eesti keele puhta eesti keelde, populariseerime väljendis on väkk. Et naised, kui teil on meeste kohta midagi ette heita, siis teeme väkilisti Eestis. On ju, ärme hakka siin seda lääne paska sisse tooma, eesti keel on puhas, nagu Sander Õigus räägib. Meie lemmikkoomika kusjuures. Okei. Kui lähed saali, kõik mehed. Nii nagu peaks. Mul on jõhker kuttide osas, kes on klepekad ja üliemotsionaalsed. Täpselt seda Taavi oma jutuga oligi. Kui ma ei vastanud, siis ta spämmis. Ühel õhtul pakkus Taavi, et lähme metsa jalutama ning kuna mul oli parasjagu igav ka, siis otsustasin minna. Taavi palus veel soojalt riidesse panna, tüüp tuli mulle kodu lähedal olevasse parklasse järele ja mida ma näen, soojast riietusest oli asi kaugel. Tüübil oli seljas mantel ja jalas kingad. Oleneb, mis materjalist. Nahk on nagu suht hea. Oled sa käinud Tamreksis riideid ostmas? Seal on väga häid tööriideid, mis on seest vooderdatud, mõnel on isegi elektrisoojendus sees, see naine ei tea, millest ta räägib lihtsalt. Lihtsalt jälle jäp, vaatab ja teeb ennetavaid järeldusi inimese kohta, ta pole isegi vaadanud voodrit. Aha,
õues oli südatalv, paks lumi oli maas. Hakkasin kohe naerma, et see küll metsas jalutamise riietus pole südatalvel. Kuti vabandus oli, et tal talvesaapad kuivavad ja teatas, et jalutuskäik metsas jääb ära, kuna tal on vaja minna depoosse, et kassile süüa osta. mis ta läheb depoosse, hüppab rongile ja siis sõidab Elvasse. ei, see on see, vaat seal linna ääres on depo. Ta ei oska hääldada jälle. Ja. Depos, Depos. muideks, kassitoit ülinormaalse hinnaga. Täpselt, jumala hea, sa saad sealt omale iguana, potitaime, veidikene voodrilauda ja kassitoitu ka. Depo. Muidugi esimene, ütleme päris väksin on mees, kellel on kass. Ja. Mina ei usalda mehi, kellel on kass. Aga mees, kellel on naine, kellel on kass, vaat see on lubatud. Aga kui nad on koos võtnud kassi, See on, sealt tuleb jah, too läheb nagu selle jurisdiktsiooni alapunkti alla, et too on okei. Aga tegelikult, oleme ausalt, naine võttis kassi. aga kui mees saab kassiga väga hästi ka läbi tegelikult. Ja kass lubab tal küüsi lõigata ainukesena. Madis asi ei ole kassiga läbisaamises. Mehed on head inimesed, nad saavad kõikide loomadega läbi. Asi on põhimõtteliselt alfa mentaliteedis. Mees ei võta kassi. Aga kui kass valis minu välja, kui me lihtsalt äkki... Seal peab mingi naine vahel olema. Mehe ja kassi vahel peab naine olema, Madis. Siis see on okei. Ei no, kuradi, mul on endal ka siuke värk, et... Mul on ka kass või? Ei. Korraks mõtlesin, et on norm vend. Mul on üks äripartner, kellega me hakkasime ka asju ajama, eks ole. Ja saad aru, me olime juba pool aastat asju teinud, tüüp võttis endale naisega kassi. Ja tollest momendist alates täielik pederast. Saadab kassi pilte, välja ei tule kuskile. Aga äkki ja muutud mees nagu. Äkki see su partner siis, äkki ta lihtsalt tundis, et tal on midagi elust puudu olnud terve aeg. Madis, aga me ei lahenda neid asju niimoodi. Madis, kui mehel on midagi puudu, siis ta võtab naise ja võib-olla see naine võtab kassi. Aga mees, kui ta võtab kas koera või naise. Või koera poosis naist. Nüüd sa räägid mu keelt, Madis. Ma korraks läksin rööpalt maha, vabandust. See on okei. Mul läks meelest ära, mis lugu oli. Me olime depoos. Just, depos. Depos kassi toitu ostnud. Kogu kohting möödus depoos jalutades. Mina täiskomplekt talvevarustuses jätsin ta mõneks kuuks nii-öelda sahtis. Oota, siin nagu midagi, jah. Kui sa depos käid, sa võid vabalt mõneks kuuks jääda sinna nagu see. Kui on üks koht, sa võid vabalt naisena minna 8 kuuks ära tagasi tulla, see tüüp on ikka depos nagu. Ikka seal kardinate vahel kuskil. Siin on kirjas, jätsin ta mõneks kuuks nii-öelda sahtlisse, kuniks mul hakkas jälle igav ja otsustasin ta kirjadele vastata. Okei, sealt tuli nagu väga kiirne, see on ikka filmikat, vaata. Jah. Ma ei hakka teid tüütama selle vahe asjaga. Jah. Taavi küsis ühel päevasel ajal, et kas võib mulle külla tulla. Kuna nii kodust välja minna ei viitsinud, otsustasin, et las tuleb. Kutt tuli minu juurde, kaasas purks Saku originaali. Mis siin veidrat on? Inimesed on väiksest kohast äkki tulnud, neil on budget, on piiratud. Plus, kas sa tahad mulle öelda, et ta oleks ka tahtnud Saku originaali? Kõik korrad, kui ma olen proovinud naise juurde Saku originaali kaasa võtta, siis ma joon niikuinii mõlemad ise ära, et nagu selles suhtes. Plus igal Eesti vallalisel naisel on kapis see üks poolik Chardonnay pudel, mis on pool aastat seal olnud ja siis on, mekid korra otsast, ei ole veel hapuks läinud. Nad joovad ise seda, üks jääkuubiks sisse, väike kirss ka kuskilt jääkapist. Mis me teeme? Astus sisse, viskas mu diivanile ennast lebosse, avas õlle ja pani telefonist jalka käima. Oma juustud lõi ta maru enesekindlalt minu diivani lauale. Veidi aega jutustasime ja andsin talle viisakalt teada, et aeg on oma jalkaõhtu kokku pakkida. Enne kui ta ära läks, tegi ta mulle veel pösemusi, nagu meil oleks ülimalt romantiline teit olnud. Rohkem ma talle ei vastanud ja kui härra pommitamisest ära vesis, pani ta mulle igal pool ploki peale. Ei teagi, kas noormehel oligi vaja lihtsalt kusagil kohta, kus rahus jalkat telefonist vaadata. Pärast Taavit kadus igasugune usk Tinderisse ja seal pakutavasse ja kustutasin selle neetud äppi enda telefonist. Loo lõpp. No lõpp, ehk siis Taavi oli päris tüüp, jumala hästi tegi, minu meelest. Sa pead, panegi blokk sellele naisele,
kui ta ei hinda sind, sa pead ikkagi, kui sa arvad, et tema ise kaevas välja selle Taavi uuesti kuskilt sahtli põhjast ja siis vingub, et ta ei andnud nagu vastu midagi väga või. Sa ise olid nagu nurka surutud oma soovidega, Taavi lihtsalt tegi miinimum eelarvega, sulle väga suure žesti, sa ei hinnanud seda. Sa ei tea kunagi, sellised mehed võivad vabalt olla, et nad panid õigel ajal Ethereumisse raha. Muidugi, see Saku originaali purk maksab vähemalt mingi 1,40. See naisele ta ütlekski, Taavi tegi sulle klassikalist meie raamatus kirjeldatud 14. paragrahvist testi, sa lähed täis rotina naisele külla ja kui ta sind rotina omaks ei võta. Teil oli vist kirjas veel testi, kas ta on kullakaevur. Just. Pluss meil oli peatükk Ole, kes sa oled. Ja selles Taavi seda rakendas, kuigi vaata alguses see esimene lugu, mis tegelikult ei olnud üldse vajalik teise loo jaoks. Seal ma korraks mõtlesin, et Taavi on ka nagu lugenud meie asju ja käinud meie õhtutel, sest tundus, et ta tegi seda klassikalist nahkmantlit, mis on üks meie võtete leksikoni nimekirjas umbes 8 võib-olla. Aga tundub, et rahvas ei tea, mis see nahkmantel on. See on see, et sa talvel ütled, tahad metsa minna. Ja siis sa oled lihtsalt nahkmantlis, sul ei ole mitte midagi muud. Sa lähed autoga järgi. Ja see tavaliselt nagu töötab, vaata, et see on nagu selline alfa-lükke. Ja see alfa-lükke, oi, sul on nii külm. Oota, ka alla ei ole midagi siis, jah? Ei. Miks sa muidu mantli paneks? Mantli kogu point on see, et sa saad kiiret välja tõmmata. See on hea point tegelikult. Ütle, mis mantli muu point on, kui see ei ole see, et sa saaks kiirelt välja tõmmata. Kas arvad, et liputajad juhtumisi avastasid mantli või liputajad leiutasid mantli? Jah, muidu see oleks keep. Seal on raske, keebiga on raske. Pead hakkama. Keebiga ei ole üllatusmomenti. Ja kusjuures kepivennad.ee saate ka merchina osta hommikumantli, kepivendade oma mingi vaadake järgi. Hommikumantel ka väga hea. 9. võte. See on selline hommikune võte. Hommikul oleks nahkmantliga veide. Aga hommikumantel, Arusaadav. Kas te muidu oskate lugeda ka või? No, võib-olla avalikus kohas ei loeks, aga me võime proovida. No õnneks Hendrik Puntso nagu tegi otsa lahti, et... Ja. Mihkel vist on kauem koolis käinud 1 aasta. Alla poole vist ei saa minna. Võtta mul täna on uus süsteem siin. No okei, mitte et ma eelmist teaks, aga... Hea teada, et sul täna uus süsteem on. Anonymous, kas see on peatüki nimi? See on kirjutaja. Hästi palju tuleb temalt, ma ei olegi aru saanud. See on kreekapärane nimi. Anonymous, see on see, mul on sama, et kui ma Chrome'is avan selle täbi, et kui ma tahan New Anonymous, ei, see on Incognito. See on see kreeka tüüp, ta tahtis isa keppida võib-olla. Jah, aga Anonymously. Ma ei lugenud ka toda lõpuni, Anonymous peatükk. Alustuseks ütlen, et kirjutan selle loo sõbranna eest, sest ta tahtis seda ilustamata edasi anda. Muidugi. Alustame siis algusest. Sõbranna tutvus sügisel Tinderis ühe 27-aastase noormehega. Eeldaks ju sellises vanuses, et mõistus ja elusihid on paigas. Meie teame väga hästi. 27, kuule, see tähendab, et sul on aasta aega alles prefrontaalne korteks välja arenenud. Anna inimesele aega atra seada. Vaat tänapäeval on kõik 27, sul peaks kõik korras. Mees, ma just arenesin. Me saime näiteks, me oleme eri munarakkudega kaksikud, me saime eelmine aasta 50. Meil hakkab alles nüüd veidi tulema pilt ette, eelmine aasta saime raamatu välja. Veits hakkab nagu loksuma paika. Sellest te näete palju noorevad välja. Aitäh. Aerospriit näeb ka 35 välja. Ei näe. Liiga vana referents, okei. Kes teab, kes Aerospriit on? Õnnekond, okei. Margus Vaeriga, meeste, okei. Õnnekondest oli muidugi hea pakkumine, et nagu kompida pinda. Isegi seda ei vaata, okei. Nüüd ma saan aru, et te olete 50 tõesti. Sõbranna ja see noormees suhtlesid väga tihedalt. Kogu aeg käis mingi chattimine. Õhtuti jalutati koos ja sõbranna isegi ööklubis kuti juures paar korda.
see on see, kuidas see kirjas on. ööklubis kuti juures paar korda. Me kõik teame, mida see tähendab. Ma võtan ka alati vahel suitsuruumi enda omaks. Tule läbi, mul siin veits haiseb, aga. See on see, kuidas alfad teevad. Täpselt. Okei. Show peaks läbi olema, sorry. Üle aja. Aeg minna. Vaat seal on nõrk inimene, lapsehoidja hakkab tiksuma vaikselt. Sul kõik hästi või? Ahah. Hea teada. Ahah. Igatahes kutt rääkis tüdrukust oma vanematele ja näitas teda kohe ka sõpradele. Tegi isegi tuleviku reisiplaane. Mitte tuleviku plaane, vaid tuleviku reisiplaane. Jah. Peale umbes kuuajalist suhtlust tuli täiesti lambine nädalane vaikus. Kuna sõbranna oli juba väga sees omadega, siis ilmselgelt uuris, mis toimub ja miks suhtlust pole. Sõbranna oli sees, aga mees oli ka sees. Kurat, see oli päris hea. Madis Keps siis. Seepeale ütles kutt, vabandust, pole jõudnud tegeleda. Aga tal suri vanaema ära ja ta on ainus mees peres. See on see, kui sa liiga vara naerad. Mehel suri vanaema ära. Sa ei näid seda vanaema asja tulemas. Ja ta on ainus mees peres. Täpselt. Vanaema oli ka mees on valmis küpse mees, 27-aastane, ta pidi sundolukorras küpsenema, varem kui meie. Ta pidi võtma vastutuse teise inimese ees. Kes on võtnud vastutust? Meie veel ei ole. Fun fact, tal olid õed, kellel kõigil olid mehed olemas. Lisaks isa ja onud ka ju olemas. Kus see naine nii palju teab? No siin enne oli, et nad käisid jalutamas korra. Ja. Siis ta eksis meie ühe põhiasja vastu, et ütle minimaalselt infot oma elu kohta, nagu pereelu kohta. Ära räägi midagi. Ütle, õdesid, vendasid on, ole vait lihtsalt. Hoia geni.ee private'ina. Aga sõbranna tundis end üli halvasti, et üldse küsida julges. Kus juures peale seda nädalast vaikust tahtis kutt sõbranna vanematega tutvuda. Õnneks ei tutvunud. Läks veidi aega mööda ja asi tundus jälle normaalne. Sõbranna tahtis teada, kas see suhe viib kuhugi või mis seis neil on. Tüüp vastas, et tal on sõbrannaga tore, aga ta pole kindel, mida ta tunneb ja tahab enne oma elu korda saada, kui end kellegagi seob. Sõbranna sai korralikult haiget, aga lootis ikka parimat ja suhtlus jätkus. Nad ise olid justkui rahul, kuni ühel hetkel teatas vend lambist, et ta ei kasuta enam nutitelefoni. Vaat see on see 27-aastaselt sa hakkad meheks muuta. Sa jätad mänguasjad kõrvale, sa hakkad, Sa hakkad Diary of a CEO-d kuulama. Aga mitte nutitelefoni. Tohib küsida, palju teil screen time on? Kas see incognito läheb sinna alla või? Minu teada läheb. Läheb, jah. Ta saab sellest aru või? Kui ma kasutan. Ma mõtlesin, et see on nagu off the books. Ei, tänapäeval ei ole midagi off the books, nii palju ma võin teile öelda, kutid. Siis ma ei vaata ka. Suva. Aga peale seda hakkas kogu suhtlus toimuma kõnede kaudu, sest vend ostis endale nupuka. Jällegi suht alfa lükke. Raske rollis püsida praegu. Mehena... Madis! Pea vastu! Jaa, telefonikõned, head praktilised asjad. Saab asjad kiirelt ära aetud. Ei ole mingit ootamist ega et keegi chatiks ja ootab, mis ta tahab öelda. Ei, kõne peale, räägid ära, kõik. Pärast ei saa backtrackida midagi, rääkisite mööda üksteisest. Keegi ei saa midagi tõestada kuskilt, et ma ütlesin, ei öelnud. Telefonikõne, üks sõna teise vastu, pohhui. See oli tegelikult meil raamatus ka, et mees ei oota naise vastust. Kohe kõne peale. Mees läheb järgi. Kohe kõne peale, mitte... Kui sa oled selline loser, et sa pead Tinderit kasutama, siis Essa küsimus ongi see, et mitte, et mis toimub siis või anna telefoninumber, räägime otse. Essa asi lihtsalt. Jah. Kas seal oli... Saad aru? Saan aru.
mulle tundub, sa oled segaduses vahepeal. Aga väga hea, kui sa oled pardal ja ma olen kohal. Igatahes natuke aega suheldi siis kõnede teel, kuni sõbranna toanaaber nägi seda sama venda Tinderis jälle aktiivsena. Kohe punane lipuke, sest vaevalt sa nupuga Tinderit kasutad. Tõesti. Jure. Sõbranna ei tahtnud seda alguses uskuda, aga küsis lõpuks siiski, mis teema on. Tüüp vastas, et ei osanud Tinderit ära kustutada. Või ainult lahendused. Ja kasutab, Selle tüübil ainult lahendused. ja kasutab praegu nutitelefoni äriplaanide ja CV tegemiseks. Ja keegi ta ei täpsustanud, mis see äriplaan on. Võib-olla äriplaan on 3 naiselt samal ajal keppi saada. See on hästi huvitav, meil oli enne üks tüüp ka siin publikus, kes ei tahtnud öelda, mida ta teeb. Rääkis ka ettevõtlusest hästi palju. Nimi oli Oskar. Ta oli nagu eesmärgile väga lähedalt, tal oli 2 naist juba soolas. Aha. Ta tuli siia, et äkki tuleb 3. ka. Tuli üks, jah. Aga sõbranna uskus, sest elas oma roosas maailmas, kuigi kõrvalt juba öeldi, et kuule, see pole okei, et täiskasvanud mees ei suuda sulle paari kuu jooksul mingeid tundeid väljendada ega Tinderit ära kustutada. Okei, vaata, Tinderi ära kustutamine tegelikult maru keeruline, ma See on kuulnud. väga, sa pead minema, nad võtavad, nad keeravad ümber nende sõrme nagu. Sa ei saagi ära minna, tead, kui sa proovid välja logida kuskilt, sa pead kuhugi ära peidetud täiesti, siis sa switch account, add new account, nagu siis sul on järsku 2 Tinderit, on ju. Siis mõtled, kuidas sa seda põhjendad? Ma ei tea ju, kuidas, ma olen 50. Saad ise endaga vätsi lõpuks, kurat. Noor vend. Ilusad juuksed. Üks pidi üldse äriprofiil olema. See on päris rets, kui palju te keratiini panete, niimoodi läigivad teil kihared. Muideks, see on lihtsalt see, kui sa ei pese. Inimesed tänapäeval pesevad liiga palju. No see ei ole tegelikult selle kirjaga seotud, ma ei taha kõrvale kalduma hakata. Aga Tinderi ära kustutamine, Tinder on veits nagu õpilas või see üliõpilaslaen, vaat, see on elu. Ja. Või mingi käendus kuskil. Mul see ka veel või? Ja. Lihtsam öelda, kui teha, ütleme nii. Nii et ilmselgelt me oleme mehe poole peal. Veel, praegu on siin 50-50. Vaatame, kus see läheb. Natuke aega läks jälle normaalselt edasi. Mõtles normaalselt edasi. Midagi pole seni normaalne. Aga sõbrannal hakkas kannatus katkema. Nad olid natuke nagu paarike, aga samas kutt ei avaldanud tundeid ega suutnud midagi otsustada. Sõbranna mõtles, et lähevad jalutama ja ta küsib otse. Läksidki jalutama ja kõigepealt ütleb tüüp, et tal suri onu ära. Jälle. Ma ütlen, kui välk tabab, siis tihti samasse kohta. Jah, mõnel lihtsalt, see on geenid, see näitab, oli vist vanaema enne või vanaisa või? See võib mustlasneedus ka olla. Ja. Meie külas oli ühel mustlasneedus. Mis tal juhtus siis? No kõik surid ära. Surid ära, me võtsime ta talu üle. Me mõtlesime ka sellele mustlasele nagu wow, tee mingi, et kärn või midagi, aga ta oli, ei, kõik surevad ära. Aga see oli minu sellepärast, et ta tappis ühe ämbliku ära. Ja siis oli lihtsalt ebaõnn ka. Kust ta teadis, et see mingi mustlase ämblik? Tal oli peanett. Aga see ei ole jälle selle, sorry, Henrik Puntso, see ei ole tegelikult selle ei, väga mõnema kuulda teie juttu, kust te tulete. Aga, sõbrannal oli kahju. Aga lõpuks küsis ta ikka, et mis nende vahel toimub. Vend vastas, oleme paberil parem paar kui päris elus. Mul on seda küll olnud. See on nii, ma hakkan ka kasutama seda. Paberil nagu toimib. Ja, paberil, aga siis kui ma siin päris elus näen, on nagu catfishi edasi mind nagu. Prindid selle profiilipildi suurelt ja teebid näo ette lihtsalt. Aga sel hetkel sai sõbranna lõpuks aru, et see vend on maha kandmiseks. Ta hakkas üle saama ja paar kuud läks mööda. Siis helistab see vend reede öösel kell 3. Õnneks sõbranna magas, aga nägi seda hommikul ja küsis, mis tahtsid. Vend vastas, et telefon helistas ise.
mul on ka seda juhtunud . on ju ? ja nuputelefonil nii suured nupud , vaata . sa jääd ussi mängides magama , vaata , see läheb sul mingi tead , nii lihtsalt läheb see vaata tüt-tüt-tüt , vaat see kood , mis sa pead panema , läheb nii lihtsalt maha , juba on helista . juba on munn peos ja helistad ja see on nagu mina ei tea , kes . see võib olla osa sellest mustlasneedusest ka . vanaema , onu , telefon hakkas ise helistama . ma ütlen inimesed natuke usku . igatahes kirjutaja ütleb , no vabandust , aga ei nupu ega nutitelefon ei helista sul laua peal olles tšikile , kellega viimati rääkisid 2-3 kuud tagasi . skeptik . see vastus oli sõbranna jaoks viimane piisk . ta pani numbri plokki ja kui hiljem selle tüübi pilti nägi , ütles issand , ta pole üldse nii ilus mees . ahah , Nad käisid mingi silmsidemetega jalutamas või ? Blindersid , ma ei tea . mõlemad said Catfish'i , mõlemad pidi , ma ei tea . ma arvan , et siin on ikkagi . kuidas ta nüüd aasta hiljem nägi pilti sellest tüübist ? ei , see on äkki see sõbranna , kes räägib sellest praegu . kuigi see on nüüd täpselt , see on selle sama naise kolmandas isikus endast kirjutatud päevik . täiesti kindlasti . sellepärast meie enda raamatu kirjutasimegi esimeses isiksus . just . Madis ja Mihk . ja me kunagi ei tea , kumb räägib . see on nagu selle alati , kui sa hakkad kolmandas isikus , sul läheb endal aga ma olen lappes . alati küsinud , et see , et te räägite nagu mõlemast , see on see nagu juriidiliselt , sest et politsei ei saa nagu kumbagi ja täpselt , jah . süüdi mõista siis nende tegude eest . ei no miks Mis sa kohe tegude sinna eest? lähed , selles mõttes , et ei , liigume edasi . mis politsei , mis tegud ? see , et sa ühte uudist nägid ja et me oleme feministeeriumi mustast nimekirjas . see on lihtsalt jälle sõnavabaduse teema , mis on , ütleme nii , et see on töös meil no me ütlesime mõne asja , onju , mida me ei mõelnud võib-olla . aga no selle eest ei saa ju nagu vangi panna . meil on ikkagi süsteemid paigas nagu see , et me ütlesime midagi , see ei tähenda see , et me hakkame tegema neid asju . pluss meil on tuur tulemas . jah , meil on tuur tulemas . äkki enne tuuri panna . aga selle jutu järgi tundub , et see on niisugune lege asi , et naine lihtsalt andis mitu korda nagu lihtsalt võltslootust mehele . muideks see lugu läheb edasi , ma ei tea , kas see jättis mulje , et see sai läbi , aga tegelikult me oleme mingi esimese las ma pakun , 2 kuud läks mööda , andsin uue võimaluse . seega naised , kui täiskasvanud mees ei suuda mitme kuu jooksul öelda , kas ta tahab sind või mitte ja tal sureb iga kohtumise ajal keegi sugulane , see klassikaline juhtum , siis ära raiska oma aega . see vend ei saa endaga hakkama ja sul pole seda jama vaja . sain üle-eelmine suvi tuttavaks ühe kutiga ja kõik sujus hästi meie vahel . kõigepealt ta rääkis sõbranna loo ja nüüd viskab enda oma otsa . tegib enda mingi laheda loo otsa . see loll sõbrant , see ei saa sittagi hakkama nagu , aga mul läks jumala hästi . ja siis leidsin parima mehe ja me elame nüüd Balil . sõbrantsil suht sitt otsa , aga igatahes mul üle-eelmine suvi . kutil oli vallaline sõber , mul oli vallaline sõbranna , mõtlesin nende eluga huvitavamaks teha , mõeldud-tehtud , kutsusin nad kõik enda juurde double date'ile , jõime veini , mängisime lauamänge ja läksime hiljem tünnisauna . tünnisaunas kuulasime muusikat ja järsku võtsid kutid meilt ümbert kinni . mul oli väga tore , arvasin sa lihtsalt uhkustad . ma arvasin , et sõbrannal ka , aga hiljem seletas ta mulle , kuidas tema kutil terve vannisoleku aja suur roheline koll eriti karvasest ninast väljas oli . tähendab , ei , normaalne . sõbranna siis viisakalt üritas kutist eemalduda vannis , aga kutt tikkus oma näoga aina lähemale ja väljapääs tundus lootusetu . Õnneks oli tünnist välja tulles keld nii palju , et härrasmeestel oli aeg lahkuda . lõpuks tuli välja , et minu kutt ka eriti normaalne ei olnud . ja samal õhtul juba linna pealt leitud Norra tüdrukuga öö hotellis veetis . Dream double date asemel saime paraja sita kaela . Tinderit ma enam kellelegi ei soovita . ja see on kõik üks lugu olnud , jah ? lõppes hästi pehme nahaga . see oli selline epiloog loole vist . aga nüüd sisu juurde . siin oli 4 sitta lugu ühes nagu . ei no Need on halvasti lõppevat lugu selles mõttes . mullivannis , kui me käisime koos 2 mullivannis ,
siis oli... Meil maal on tünnikas, jah? Ja, selles mullivann on siuke lääne asi, vaat sa võtad ikkagi tünnis vanni on ju. Mehelik. Küttekehad, sul on loodus, elab seal sees, seal on see, et on 2 aastat seisnud, sa pole vett vahetanud, on ju. Vaat tünnisaunad on see ka alati hea, vaat sul ei ole kuradi mingid nuppe, vaat sul on vahepeal see, et oot, ma viskan puid alla. Viskad puid alla, sul on nagu säär on ära kõrvetanud, sa lähed alati selle küttekeha pihta kuidagi. Mäletad, kui ma sukeldusin, tahtsin näidata sulle, kuidas ma vee all hinge suudan kinni hoida ja siis ma selle armi sain. Munni otsa. Ja tead, mis nad ütlevad? Armid kaunistavad munni. Suurepärane, aga lähme järgmise loo juurde ja tead, mis ma mõtlesin, Sten, sina tinistad siin vaikselt, võib-olla paned ühe meile väikse loo. Soovib. Võta see siit Niisis algusega. Natuke energiat ka ruumi, kas me oleme valmis järgmiseks looks? Sten Erik Allikas. Kõigepealt ma tahan öelda, ma olen suur fänn, minu öökapi peal on ainult üks raamat. Ja see on... Mein Kampf. Ka väga hea teos. Ka väga hea. Tõlkes läheb, paljud pointid lähevad tõlkes kaduma, aga kui originaalkeeles tarbida, siis on... Jaa, keegi ei mõista seda kunsti seal. Ta on kunstnik ja keegi... Niisiis, lugu. Aga teie raamat on väga palju... Jaa, loe lugu. Väga palju inspireerinud, ma lihtsalt tahtsin öelda. Mul on kaasas ka raamat, ma pärast võtaks allkirja, kui tohib. Me enne kuulsime paari su lugu ja oli tuntavaid inspiratsioone küll, jah? Oli, jah. Thanks, mees. Niisiis. Siis, kui ma veel noor ja ilus olin. Praegu ma lihtsalt ilus. Juhtus selline lugu. Vaba ja vallalisena sai Orkutist tol ajal tut. Päris hästi tutvutud. Orkut, see on ju... Mis sa... Seal sai nupuga telefoniga ka käia. Just. Olin ühe kutiga juba paar nädalat juttu ajanud ja plaanis oli kokku saada. Päev enne seda aga juhtus selline asi, et jäin linnas kergelt kiirus ületades vahele. Istusin politsei autos ja kutid, kes mu dokumenti kontrollisid, avastasid, et teavad minu sugulast, kes tol ajal oli kõrgemal kohal politseis. Kas ta ütleb nagu riigi poolt palgatud politseiametniku kohta ütles kutt praegu või? Kutid, nimetas neid ametnikke kuttideks. No, selge. Mul on seisukoht võetud selle naise osas juba. Aga sa võid lõpuni lugeda. Probleeme autoriteediga. Ja. Liiga familiaarne võimu suhtes. Metsik. Nad otsustasid talle helistada, et mida me su sugulasega siis nüüd teeme. Raisk helistasidki. Ma olen sellist videot näinud, mis algab samamoodi. Et naine on kuskil tagaistmel ja siis küsitakse, mis me nüüd süssuga teeme paha pool. Kas oli brauseris juhtumisi... Ma tahtsin taksot tellida. Kas su brauser oli privaatse või avaliku peal? See oli Anonymous peal. Ma olen ka seda videot. Me vaatsime koos. Kas selle taksoettevõtte nimi oli Fake? Fake, jah, just. Fakse taksi. Ja kui me vaatame neid videosi koos vennaga, siis me ei tee 69, et me teeme X-i, et meil on nagu risti nagu käed. X-vennad. See on nagu tšurr, vaata. Mõni tead raiskab aega, istub vasaku käe peal hästi pikalt. Meil on nii, et kui on kohe võtta siit. Vaat see on nagu, kui sa paned sõrmed niimoodi ristis, sa ütled mitte mina. Aga kui teil on käed ristis, mitte homo. Ja täpselt. Me alustame alati sellega, et me koos ütleme sünkroonis abtšurr ja hakkame siis... Miks mehed aru saavad sellest või? Et mu venna käsi taab pihku mul või? Millest siin aru saada? Sest ta sosistab kõrva mulle samal ajal. See on kusjuures peatükk number 5 teie raamatus. Kui sul on kaksikvend. Unusta naised ära, pane raamat kinni. Lähme edasi. Tagaistmelt
kõne kaasa kuulates ütles sugulane, et las teeb 10 kükki prääksuga ja laske tal siis seekord minna. kõik prääksuga, kas see on mitte nagu, ma tean, mida sa mõtled. ma mõtlen ka, et prääksu... meie külas üks nimisõnadest naise genitaalia kohta on prääk. et kui sa ütled nagu järgmine päev räägid, et küsid, et noh, panid prääksu vahele ka või? Et kui sa teed kükke prääksuga, tekib küsimus, mis lihast sa kasutad siis täpsemalt? Ma ütleks ka, et anatoomiliselt sa ei saa prääksuga kükke teha. Et see... Kas see on see, mida välismaal kutsutakse keegliks? Siis peab prääks väga tugev olema, ütleme. Need ei ole kükid, need on mingi teine harjutus. Kuttidel eespingil oli nalja kui palju ja mina õues 10 kükki tegemas. Prääks. Ma usun, et sellest oli neile rohkem nalja, kui üks äbarik trahvikviitung välja kirjutada. Mul pole ealeski nii piinlik olnud. Ja siis tuli mul see kohting. Siis on 6 i-ga. Ta on Paidest vist. Mis te arvates, kes oli see kutt, kellega ma kokku sain? Jah, see sama üks politseinikest, kes tol päeval mu prääksuga kükke luges. Kelle kükke ta luges su prääksuga? Ja kus ta... See võib teie jaoks olla väga segadust tekitav lugu. Nagu... Aga midagi siin on. Kokku saades vastas ta kohe. Tere, ma olen sulle juba prääksu vahele pannud. Ei, oota. Sorry, minu viga. Tere, oleme kohtunud juba ja väga hästi said kükkidega hakkama. Okei. Mina teda ära ei tundnud, kuna niigi närv sees, et kiirust ületasin. Sellest aga kujunes väga vahva kohting ja juttu jagus meil kauemakski. PS, see on tõesti sündinud lugu. See on hea. Heate lõppu ütles selle, et see päriselt juhtus, sest et tavaliselt see on... Enamus lood on nagu uskumatud olnud seni, et ma ei oleks, seni kõik teised lood olid nagu välja mõeldud minu arvates. Ükski... See, et Eesti mehel Soomes armuke on, tundus täielik faabel. Parimat soovides, Triin on ta nimi. Triin, kus sa oled? Näita ennast. Ahaa! Kas see on siis kõrval seal politsei või? On see? Ei ole. See on nüüd meedik. Ma ei tea, kuule, Triin ei ole andnud seda confirmationit, et temaga rääkida tohib, aga järgmine lugu on küll Kirsi pannud. Ja Kirs teadupärast meie saates tähendab seda, et selle inimesega siis tohib ka juttu teha peale seda. Aga kuule, kas see lugu praegu läks juhtima, mis me arvame? Prääks tundub kõige parem lugu. Kas te olete nõus? Suurepärane, siis on meil liider. Prääks. Järgmine lugu siis kirjutatud kellegi poolt, kes on Kirsi pannud. Vaatame, mis siit tuleb. Sain Tinderis ühe muusikuga tuttavaks. Ott Lepland. Sten-Erik Allikas. Tegelikult jah. Tundus sümpaatne tegelane. Okei, siis võib-olla Ott ikkagi. Ja peale mõnda aega lobisemist otsustasime teidile minna. Kuupäev oli kokku lepitud, koht ka enam-vähem olemas, aga kellaaeg lahtine. Sellel hetkel suurt midagi sellest ei mõelnud, aga kui kell hakkas juba õhtusse jõudma ja ta polnud sinnamaani kordagi midagi kirjutanud, mõtlesin, et ise härjal sarvist haarata ning talle sõnumi saata. Uurisin, et kas tänane jõus ja mis kell. Kõva mitu tundi hiljem kirjutab kutt mulle, et ta on jõhkras pohmellis. Et ta teeb mingit sellenimelist podcasti. Siin oli. Ja see viisakas koht, kuhu algselt plaan minna oli, ei pakugi talle enam huvi. Too sooviks pigem midagi rasvast või vürtsikat, et pohmelli ravida. Talle pidi olema see go-to ravimeetod. Söömine on ravimeetod, mulle meeldib see. Aga ikkagi vahele segades, et naise poolt jälle suur punane lipp on see, et nagu kui sa oled mehega midagi kokku leppinud, siis ära kurat küsi üle, et kas on jõus. Me tuleme lihtsalt kohale. Ahah. Valis siis mingi India koha. Kokku lepitud kohta läksime täpselt õigeks ajaks kohale. Ta suutis 25 minutit hiljem ka end kohale ajada. See oli kiire lause. Vabandust. Ise olin viisakalt riides. Siiski esimene teit ju. Aga see tüüp ilmus kohale dressipükstes, pusas, sitaste kossidega ja ära joonud näoga.
vot see ajab närvi, kui sitane koss on mingi asi, mis inimesed tähele panevad. Sul on vaja kõndida ju. Sul on vaja maailmas eksisteerida. Tallinna tänavad. Täpselt, astud korra välja. Meie kodukandis võib-olla saame puhta kingaga kohale jõuda, aga Tallinnas. Sa astud kodust välja, paned kohe käpla, sest sa oled 2,5 promillise joobega lihtsalt. Nagu see on täiesti võimatu Tallinnas puhta tossuga olla, kui sa oled jumala juttu täis. Kõik on sitta täis. Proovisin oma peas sellest väga suurt asja mitte teha, et annaks tüübile võimaluse ka. Toitu tellis endale terve menüü jagu. Isu oli ikka suur ja pohmell ka. Üksteise tundmaõppimine kujunes täpselt nii, et ta rääkis, kui andekas ja äge muusik ta on ning ma peaks ikka uhke olema, et temaga üldse teidile sain. Ma loodan, et ütleb nime ka pärast. Pane valmis, et sa pead ütlema nime. Me saame piiksu panna, lihtsalt tehniline ettehoiatus, sa võid siin vabalt öelda. Me lepime kokku, keegi meil storysid ei tee, on ju? Me videos monteerime prääksusi. See paneme prääksu sinna juurde. Me veel ei tea, kelle tee prääksu, aga... Või siis paneme kellegi teise nime sinna, nagu sa oleks öelnud. Ise arvan, et kodutu pompsiga kuskil Tammsaare pargis pokki juua ka toredam. Vähemalt see pomps küsiks mu kohta ka vahelduseks, aga see selleks. Õhtu lõppedes härra muusik oma suurt kogust toitu kahjuks ära ei suutnud süüa, ütles, et laseb ära pakkida. Praktiline mees tundub mulle. Mul endal... Aasia söögikohas käinud või ülipalju võib üle jääda. Ma ei tea, et iga toiduga tuli riis kaasa. Ta tahtis kõigest võib-olla natuke ja nüüd tal on nädala toit ka olemas. Nüüd tal on lihtsalt kapitäis või kana. Ja riisi. Natuke, kas te selle viimase naani viilu saaks ka panna mingi fooliumi sisse ja üldkilekotti visata? Naan pidi jumala hea olema. Aga naani viil? Naani viil. Käele nagu on väga hea nagu naan. Mul endal oli isu väike ja lasin enda ülejäägid ka kaasa pakkida. Et see oli okei. Muusik arvas, et ta ei jaksa seda teenindajat ära oodata ja läheks maksaks kassas kohe ära. Kassas ütles teenindaja summa ja siis härra muusik vaatab mu poole ja ütleb ning suunab pilgu kaarditerminali poole. Kes see saab olla? Please ütle, kes see on. Sain vihjest aru ja tahtsin kohe pikalt saata, aga kuna mul polnud mingit soovi enam seda venda näha, siis maksin arve. Maksin arve, siis võiks ülejäägid ka endale saada küsimärk. Nope. Tüüp hoopis võttis karbid ja ütles, nice, saan kodus veel pärast edasi süüa. Jõudsime õue ja välisukse ees ütles käega viibates, no davai siis. Ja läks minema. Ma olen siiani sellele mõeldes veidi hämmingus, et kas see reaalselt juhtus või? Kas tegelikult see vend on kõige geniaalsem inimene üldse ja kas sellised teedid on tema jaoks tavalised? Võin igal juhul öelda, et minu Tinder sai mu telefonist peale seda jäädavalt kustutatud. Sellepärast, et nii väheks ongi jäänud seal. Kelle poolt, kas see on mingi Bumble'i poolt kinni makstud mingid mehed on need või? Et nad lihtsalt nagu rikuvad äpi mainet. Üks tõrvatilk meepotis rikub terve äpi. Sa ei pea ühe tüübi pärast tervet Tinderit maha laskma. Jumala hea äpp ju, paned sinna selle goldi ka. Aga vaata, Woltis või Bolt Foodis, kui tihti kellelgi on juhtunud see, et tellimus oli vale, kes äpi maha laseb? Siis on kõik ju täna läks halvasti. Kiirelt väike unload korraks. Oota, aga kas sa oled nõus rääkima meile sellest loost või? Ütle nimi. Oota, ärme oota. Kõigepealt ütle, kas sa oled nõus, et rääkima meile natuke sellest loost, mis seal juhtus? Ma ei näe teda, kus sa oled? Meil on full spot. Kuule, oota. Tule lava peale ka. Kui lava ei tule sinu juurde, siis lava tähendab mingi siuke Mohamedi ütlus on. Väga ei, see oli suht raske. Ma lähen siit läbi. Lähme. Nii, siinpool. Juhendage teda. Kuidas see teid siis täpselt nagu aset leidis? Täpselt nii nagu see kirjas oli. Sa just lugesid. See oli suht halb küsimus, ma ütlen ausalt. Ma ei ole siuke reporter nagu Taavi Live olnud ennem siin sündmuskohal. Kohal kuuleme stuudiost. Kas vendadel on mingeid küsimusi? Kas ikkagi, mis see nimi on? Nimi? Nime ei tule, jah. Aga kas ta on... Mis žanrit ta viljeleb? No, DJ. DJ, okei. DJ, no muusik. No siis on ju aru saadud. Siis see on ju
me mõtlesime, et Kindlasti mingi ju. kauni kunsti harrastaja. ja. Lihtsalt mingi pulgavend. Jumal tänatud. ahah, ei, väga tore, aga kas rohkem, see Kirsi, ma ei oskagi sult midagi küsida enam, sulle date ei meeldinud ühesõnaga, ma saan aru? ta küsis järgmine päev ta ütles mulle, et vabandust, ma arvan, et meist ikkagi ei saa asja. Tal sai toit otsa Kas sa talle küsimislingi saatsid või? ei saanud. Kuule, aga saada talle täna kohe praegu küsimislink. Teeme nii. Teed ära? Suurepärane. Teeme suure aplausi. Naine, kes toidab Eesti mehi. See naine toidab Eesti muusikuid. Täiesti uskumatu. See asi püsib püsti, ma ütlen meil. Kes see võis olla? DJ, kellel on tihti pohmell, see on harv nähtus muidugi. Sitaste tossudega ära joonud DJ. Ai, ma ei saa täna tulla, mul on homme suur esinemine. Mul on džunglis keika. Pean 5 tundi mängima. Teen ainult vinüüli. Õnneks, vaat ma juba kartsin, kui oli muusik, vaat ma mõtlesin, no jumal hoidku. Noh, õnneks Rene Puura on safe. Ja. Jälle. Kõik meie iidolid, Madis on safe. Täpselt, võetakse jälle üks hea mees maha avalikult. Õnneks DJ. Aga no tead küll, kui sul teise päeva Tika Masala see kainestus tuleb, siis sa mõtled, et tead, ma ütlen ausalt välja ja siis lihtsalt härrasmees, ma ei hakka ghostima. Just. See Tika Masala kainestud. Kui sul on see esimese päeva kõhulahtirus ära söönud, teise päeva jäägid veel ära söönud, natuke kõht valutab ja siis tuleb see, et kurat, see ei olnud ikka see vist. Täpselt, teed veel 3. päeval Tika Masala omletti omale. See, kus kanatükid on otsas, aga sul on ainult see Tika Masala kaste. See on jumala hea. Aga ma hakkan lugema, enne kui ma loen, ma paluks, kas me saaks ka veel ühe süngis pissi, palun. Kui see jõuab, kui ei jõua. Aga et ma lugema peaks, mul on praegult veits nagu pea on paks, et ma võtan mütsi ära lugemise ajaks. Ahah. Madis Kepp. Sa tead, et Madisega läheb tõsiseks, kui me lähme esimese mütsi peale. Müts maha ja siis hakkame keppima, noh. Ai, see, jah. Anonymous jälle. Kurat, nad teavad mu ajalugu ikkagi. Kohtusin äpis ühe väga toreda välismaise mehega. Võta kohalik, juba halb. Eelista kodumaist. Eelista kodumaist, isegi kui nad võtavad sult rohkem raha. Ja on kallim neid üleval hoida ja nad ei hinda sind. Nad ei vasta, nende pere on järjest suremas. Jah. Kõik on lihtsalt mingid haigused, seletamatud haigused, hiidavad perekond. Anna võimalus kodumaised. Keegi ei öelnud, et see saab lihtne olema. Meil on nii palju mehi Eestis. Tublid, töötavad mehed, enamus Soomest. Leinas. Nii. Kohtusin äpis ühe toreda välismaise mehega. Mul oli Bumble prompt ka umbes, et kuidas pikk talv üle elada. Mis see tähendab? Me oleme Orkut datingu ajastust. Hendrik Puntso, mis asi on Bumble prompt? Promptid on siis siuksed erinevad laused, kui ma... Kas see on see tehisaru? Ei, see on teine asi, see on nagu, seal on lause ees kirjas, et näiteks, mul ei tulegi praegu ükski meelde, mis minule meeldib kõige rohkem ja siis sina kirjutad, mis sulle meeldib kõige rohkem. Et kohe pead täitma ära väikse küsimustiku justkui. Ta tahab lollidele ette siukse asja, vaata, et sa ei oska ise kirjutada. Nagu see minu sõprade päevik oli. Mõni on veel 50, väga hea. Mul oli Bumble prompt ka umbes, et kuidas pikk talv üle elada. Ta vastas promptile lihtsalt pildiga, mis oli selline peegli selfie, kus ta hoidis nagu kutsuvalt kätt enda ees, just kui öeldes, et haara mu käest. Niimoodi siis. Joll väljas samal ajal ripub lihtsalt. See oleks küll masendav, kui sa üritad riistapilti saata ja ma ei tea, käsi oli väljas. Super, aitäh. T3-le aplaus, palun. Aplaus kõigile baaritöötajatele. T3. Fantastiline. Ma läksin pihta ja ma kaotasin ära järje. Oota. Pihtas põhjas, Madis. Ma arvan, et see oligi see lugu tegelikult. Jah, just leidsin üles. Tead, see puute ekraan, ma olen ikka paberilt harjunud lugema. Hendrik Puntso, meie soovitaks järgmine kord nuppudega tahvli. Kõigil lihtsam. Davai. Jah, ma mõtlesin, et all right, lahe algus selle pildi peale siis, et kutsuv. Kirjutasin vastu, et okei,
am I holding your hand now? I am holding your hand now, what? Sellepärast Mis sa ei see peaks ka võtma, vaata välismaa meest kohtingu äpis. No, nüüd sa häbistad ennast. Ja I am Eesti mehega oleks lihtne olnud. Lähme metsa või ei? Lähme metsa, räägi mulle oma surnud vanaemast. Lähme metsa, teeme metsa, lihtsad Eesti kohtingud. Lähme teeme pelletit. Teeme, ma lasen sulle pelleteid veits. I am holding your hand, now what? Ja ta vastas, et nüüd võiks välja minna. Issand, kui halb. Jube hea tunne olime kuidagi täiesti samal lainel ja freaky olemise astmel. Freaky on siis siuke lustlik. Jah. Mida iganes see ka tähendab, see on ka väga subjektiivne väljend. Ja. Lustlik mõne jaoks tähendab, et on lihtsalt... Lust. Jah, ta on nagu lust. Minu on tantsulust olen kuulnud. Või siis loodab, et please lust ära koputa, ma praegu ei tohi. Jälle kaotsin ära. Ära keera seda iPad igat pidi seal, Madis. Ära tule õpetama. Sa ei tule kuradi isa õpetama. Kuidas iPadi hoida? Kuidas iPadis private tabi peal praegu porri otsida. Mis sa leidsid? Siin on kiire wifi. Puntsa, pane pausi peale korra. Ja me oleme tagasi. Priik olemise astmel olid nad. Natuke oli probleeme kohtumise aja ja koha leidmisega, kuna härra oli ettevõtja, aga mina käisin 9-5 tööl. Kas see on nüüd see väljend, et ettevõtja on põhimõtteliselt freelancer, lihtsalt freelancer loser? Et kõik on ettevõtjad ja Tuleb nii välja, jah? Vabakutseline. Ta kuidagi nagu eeldas, et ma saaks mingitel absurdsetel aegadel kohtuda. See oli Daniel Weinberg. Näiteks homme kell 14, ehk siis kell 2 päeval. Lõpuks leppisime kokku kohtumise nädala pärast reedel. Kellaaega ei... Okei. See oli juhuslikult reede ja 13. Nii et ma veel tegin nalja, et jälle siin võõras keeles saad sa aidata mind. Kus see on? Fridaist hakkab. Friday and 13. It is either really bad or good. Reede 13 siis, kas on väga hea või väga halb? Jah, no nagu ta ütles, nad olid 2 friiki sellised. Saatsid kelmikaid pilte, kus on käsi peegli poole. Good or bad, no pöörased inimesed. Täiesti üle käte. Want to come? Aga hea teada, et ka Bumble'is suudavad 2 sellist täielikku friiki, pöörast. Just. Ta siis fetišisti leida teineteist. Friday and 13, it is either really bad luck or a good sign, ütles naine. Ja see vend vastas, et you will see, everything is lucky with me. Et kõik on siis luckine. Ja siis me ei rääkinud enam kunagi. Nii vähe on vaja, et üks naine ära hirmutada või? Siuksed, ikka on pirtsakaks läinud. Oot, see oligi lõpp või? See oligi lõpp, jah. Ja me ei rääkinud, et kõik on minuga lucky. Osadel ikka veab, ma ütlen, et nendele nagu nii head lood, ma ütlen. Aga ta isegi ei täpsustanud, miks? Mis seal siis oli? Ta ütles, et see on veidikene, siin võib olla ebaõnne, siin võib olla õnne, 13 Friday on ju, ja siis minuga on kogu aeg õnne. Blokk, värdjas, pervert. Tõmba nahhui, Bumble'i lasi ka maha nii kohe. Ta oli, ei, ma enam ei taha ühtegi meest näha. Fuck men. Ma ütlen, et mitte kõik mehed. Välismaa mehed. Ainult välismaa mehed. Kuradi välismaa mehed, ma ütlen. Vaata, tuli viimane hetk mõistus koju. Eelista kodumaist. 13 reede, see on päev, kus metsa minna. No vaat. Kuule, me oleme publik, ma räägin... See ei olnud võitja vist.
see vist ei olnud see või? oli siuke... Me oleme natuke üle aja läinud, mitu lugu me veel teeme, saate ise otsustada. Kas me teeme 2 lugu veel, tehke häält, kui te arvate, me teeme ka 3 või? Kes pakub kõige rohkem? Lõpetuseni arv lugusid. See on ülihea süsteem, mille ma just välja mõtlesin. Kes ütleb kõige suurema numbri? Väga hea, siis teeme, kellel on kiire kuskile, siis minge minema. Ei, päriselt, selles mõttes me ei hoia teid kinni, et siis nagu läks täna niimoodi natuke. Ukse peal on ämber, kuhu võib kepivendadele raha jätta. Jaa. See on meie järgmise raamatu ilmutamiskulud. Okei, kuule, tõmbame energia üles. Järgmine lugu. Anonymous jällegi. Kui olin 16 või 17, oli mul au saada väga kummalise kogemuse osaliseks, mille üle imestasime sõbrannadega tänase päevani. Imestame. Nimelt kirjutas mulle üks poiss, keda teadsin, kuna me tegelesime sama spordialaga ja oleme tihti samadel võistlustel, kuid kellega varem polnud kunagi suhelnud. Me hakkasime suhtlema ja avastasime suht kiiresti, et meil on palju ühist. Suhtlesime siis mõnda aega ning lõpuks kutsus ta mu kohtingule. No väga tore, tuli isegi ukse taha ja jalutasime koos restorani. Sõime siis ja rääkisime juttu, kõik läks väga kenasti. Kuidagi tuli siis jutu sees välja või kuidagi ma jutu sees mainisin, et mul on dramaatiline paus, palun. Kas see on hästi pikk lugu, et sa nii kiirelt loed? Ma mõtlesin, et tõmbame tempot. Okei, sest mul ja Madisel oli nagu esimene küsimus juba, et mis on sport, mida nii mees kui naine teha saavad. Jah. Nimetaga üks. Sulgpall. Pakume, jah. Kergejõustik. Seks. Kui see oleks sport, siis ma ei käiks ükski päev trennis. Ütleme nii, et me Madisega oleks olümpial ära käinud. Eestit esindamas. Ma pean selle kohe nüüd uuesti tegema. Sõime siis ja rääkisime juttu. Kõik läks väga kenasti. Kuidagi tuli siis jutu sees välja või kuidagi ma jutu sees mainisin, et mul on nabaneet. Ei noh, iga ühele oma nagu. Lihtsalt ütleb naise kohta päris palju. Mille peale noormees justkui tardus. Hea, et toit kurku kinni ei jäänud ja küsis. Oota, sul on päriselt nabaneet. On sul prääksu vahel ka nabaneet? No jah, on jah, mis siis? Siis ütles ta selle peale, et ei midagi. Ma lihtsalt ei oleks osanud arvata, et sul võiks nabaneet olla. On sul vanemad elus ikka mõlemad? Kuidas sul isaga suhted on muidu? Kuidas on isaga suhted? Nabaneet. Näita oma see selg ette, on sul, mis seal tätoveering on seal või? Ja kuidagi me jätkasime selle kohtinguga. Jalutas minuga isegi koduukseni ja saatis ilusti koju. Tee peal küsis veel, et mis ma tätoveeringutest arvan. Ei osanud midagi vastata, arvasin, et jutu jätkuks küsib. Ütlesin, et endale vist küll ei teeks, aga mul pole mingit arvamust nendest. Kes soovib, see võib oma kehaga teha, mis tahab. Jõudsin siis koju ja tegi mulle hüvasti jätuks isegi kalli. Aga üritas enda naba hästi eemal hoida tema nabast, et kokku ei läheks selle. Ja see nakatab. Pühaduse teotusega. Nabaneet, issand jumal. Siis läks umbes tund mööda, ilmselt jõudis ta koju, tegi kohe Facebooki lahti, et mulle kirjutada ja ma tsiteerin. Täna oli tore, aga sorry. Ma nagu ehmatusin sitaks selle nabaneedi peale. Kust ta käis, kust ta alustas Kaarli kiriku eest hakkas teitima? Kuule poiss, tule teidi. Ma ei ole kindel, mis sajandist või aastast see kiri saadetud on tegelikult. Me ei tea, kuidas see saade töötab, siin võib olla mingid vanu arhiveeritud selliseid 20. sajandi kirju ka. Ma mäletan tegelikult meie külakandis oli ka ju vaata see, mis me olime, meie olime veel noored, meil ei olnud Cortex välja ka arenenud, me olime 32. Vaevu jah, 32, poisikesed veel. Ja siis küla peal oli ka see üks, mis ta oligi? Ei olnud Triin. Reelika, see oli Reelika. See oli see, nagu me küla peal ütlesime, Reelika. Reelika Pakslit. Ja ta käis üks päev linnas, Võrus. Võru linnast tuli
tagasi küla peale ja oli lasknud laadal teha nabaneedi endale. See oli esimene kord, kui meie Madisega nägime. Ja kusjuures kudumisvardaga. Keegi pakkus lihtsalt. Ütles, et võtab kauem aega. Esimest korda ma ütlen, näed, poiss sellist asja võtab endalgi toidukurku. Jaa, täpselt. See oli esimene kord, kui me sünkroonis oksendasime. Me oleme sünkroonis orgasmi saavutanud mitmeid kordi varem, aga kettimine oli esimest korda. See tuli ka X-ina välja, ma kujutan. Aga ma ütlen, hea on, kui sul keegi lähedane on, kellega koos sellist traumat kogeda. Ei, see on tõsine asi. Lähemegi edasi, vaatame, mis siis meil juhtus. Täna oli tore, aga sorry, ma ehmatusin sitaks selle nabaneedi peale, mille peale mina vooruslikult vastasin, mida vittu? Noh, ja siis läks lahti minu elu kõige kummalisem 3 kuud on-off suhtlus. Okei. Kus tema proovis mulle selgitada, et asi pole minus, vaid nabaneedis. Ja kus asi pole sinus, vaid selles veel sündimata lapses. Kas me saaks sellega teha midagi? Ja kus mina proovisin teda ümber veenda, et ometigi ju olen ma lisaaugust nabas hoolimata sama inimene, kellega ta juba mitu kuud suhelnud oli. Lisaks tõi ta veel välja võimalikke põhjendusi oma hirmule nabaneetide ees. Äkki mul on foobia? Sealt võib ju teetanuse saada. Plus nad harrastavad sama sporti ja me kõik teame, et antud spordialas tegelikult nabaneet on meeletult ohtlik. Täpselt. Ja põhiküsimus, mida ta ei julgenud kirjutada kindlasti, mees küsis mitu korda, et ega sa seda seal Murjamite maal ei teinud. Sa tundud nii hea ja tore, aga see ei lähe nagu üldse kokku. Ma arvan lihtsalt, et me ei tea teineteist veel piisavalt hästi ja siis viimaks veel, mul on sellest jumala suva kui sõbral, aga ma ei taha, et mu tüdrukul oleks selline asi. Ma täiesti mõistan. Üks asi oleks see, et kuradi Hendrik Punsol on nabaneet, aga ma ütlen ausalt, kui Madisel oleks nabaneet, siis... Me vist üksteisel lahti ei tahaks enam. Aga mõtle, oled naisega, on ju, ja siis pead vanemate juurde viimada, mis sa teed ilmselgelt teisel teidil juba, see oli meil 32. peatükk. Viid vanemate juurde, suvine päev, palav, tuleb topiga ja siis vanemad näevad ka seda neeti. Kuidas ma seletan sellist asja? Neetud naine. Neetitud naine. Täpselt, sa ei tea, kus see veel võib olla, on ju. Siis järsku ta tahab, et ma paneks oma kuljuse otsa ka mingi needi. Siis käin iga kord pissuaaris, käib kolks kõigepealt, siis kõik hakkas nüüd tulema ja siis saad peenise nii kätte, et enne see... Ja siis kusi läheb ka mitmes suunas, vaata, neet on kuidagi keskel seal. Täpselt, siis ma saan kindlalt teetanuse, sest ma ei joo üldse vett. Kuidas sa hooldad seda neeti, kui sa kogu aeg kused läbi needi? Keerad lahti, lased suust läbi, korra pead tagasi vist. Ja mis sa lennujaamas turvakontrollis ütled? Täpselt, ütled, mul on munni neet või? Ma ei arva nii, et see läbi läheks. Siis on, näita, on jah. Tulge taha ruumi, nad tahavad näpuga perse. Pead kuradi X-Race'e toppima seda seal. Üks asi viib alati teiseni. Ja siis seletad seal, ei, mul naisel oli nabaneet ja ta tahtis, et ma paneks kuljusele ka, ma viikad seda. Igastahes, long story short. Seal see potentsiaalne suhe oma lõppu leidiski, ühel ja ainsal saatuslikul põhjusel. Mul oli nabaneet! Ilmselgelt olime siis noored, tema vist 18 ning arvamusi ja hoiakuid on igasugu huvitavaid endalgi elu jooksul olnud. Kuid sellise asjaga nagu nabaneedifoobia pole ma kahjuks või õnneks peale seda vahejuhtumit enam kunagi kokku puutunud. Eks see on jah väljasurev liik on need jumalakartlikud inimesed. Jah, keegi vähemalt hoiab mingit latti ühiskonnas, mingit pühadust. Ei ole vaja tindiga enda nahka rüvetada ja ei ole vaja neete teha, et oma ilusat jumala poolt antud nägu koledaks teha. Või naba. Või naba, just. Aga kas see oli suht hea lugu, kas see läheb liidriks juhuslikult, kas keegi arvab niimoodi? No. Kes arvab, et Prääks juhib veel? Tehke teie aplaus. Kuule, Prääks juhib, sorry. Aga paneme edasi. Kuidas teil tuju on, poisid? Ma tahaks väga kuulda. Siit tuleb kindlasti nüüd ühe mehe lugu. Algas mehega ja kui see on viimane lugu, siis eriti hea oleks eelviimane. Siis on, see võib olla naisama ka. Eelviimane, see on ja savi, pane ükskõik mida. Tere! Sõbranna pushimisel tuleb siit minu lugu.
Jumal on mind hoidnud ning teitidele olen enamasti sattunud normaalsete meestega. Kuid oli üks Mihkel 25-aastane. See siis ei saa olla. 25-aastane. Siis polnud See võis olla ammu, tegelikult me teame. No tegelikult, kui sa nii ütled, siis see võis küll olla ammu. Ei, kui see on, siis tema on ammu surnud. Oli nii-öelda... Ma tahaks ka arvata, et tema... Sest see Eesti polnud vaba siis veel. Ega ta siis ei osanud ka kirjutada. Oli nii-öelda, ma tean neid lühendeid ka, suveromants 25 aastat tagasi. Mingid üksikud sarnasused ei tähenda nüüd tingimata, et Käisime paaril korral väljas ning kutt ise muhe ning välimus ka ütleks, et tugev 70-st. Ja siis ei ole sina, sa oled 10-10. Aga ma kasvasin, vaata. Me mõlemad kasvasime sisse. Kes kasvasime 10-ks? Mehed on nagu vein. Just. Me ise ei joo seda. Me ei joo, aga väidetavalt läheb parem. Samas oli Mihklil ka miinuseid. Näiteks pole tal siiani lube. Kus ta teab? Sel ajal elas ta ka oma vanematega. Kes iganes see oli, nagu me enne rääkisime, 25, issand jumal, poisike veel. Mis me võib-olla, kui see on, see ei ole nagu sinust, aga kui see oli, me lihtsalt kogusime raha. See teine Mihkel, kellest see lugu on, see 25. Sain ka tema sõpradega hästi läbi ning mind oodati alati seltskonda. Kas sa oodati? Tähendab, ei, see, ma ei tea midagi selle lugu. Olime varasemalt kokku leppinud, et peale ühte õhtust koosviibimist tema sõpradega lähme tema juurde ööseks. See 25 aastat tagasi. Olime ka päeval tema juures olnud. Siis istusin tema voodiserva ning vaatasin, kuidas ta oma Windows 95-ga arvutimänge mängib. Oleks olnud võimalus ka hook-upida, aga kutt ise seda vist ei julgenud. Korteris ringi käies ma ei julgenud, ehk rüüpasin purgist oma longerot ning mõtlesin, et mida ma oma eluga teen. Peale õhtust koos viibimist liikusime siis tema juurde. Oota, kus nad ennem olid? Meil oli vaata 2 maja, selle tähendab ei... Jah, kus nad olid enne, täpselt? Kuna olin siiski meigitud ning soovisin nägu minna pesema, võtsin näopesuvahendi kätte ja küsisin puhast rätikut. Ta vaatas mind, mõtles natuke, siis võttis arvutitoolilt oma rätiku ning pakkus ebalevalt seda mulle. Küsisin, et mis on. Ta ütles, kas see tuleb kõik pärast rätikult maha. Ma olin natukene šokis, et mis asi tuleb maha. Minu kaua hoitud jobi. Ta viipas mu näol ja ütles, kas see värv jääb siia rätikule. Et temal on vend, kel on väga pedantlik rätikute puhtuse üle. Ja et see rätik on nendel 2 peale kasutada. Meie jobi rätik. Mitte meie. Sa lasid seal eidel panna. Meie jobi rätik. Minu küsimus on, et kuidas... Sellepärast ma küsisingi, kas see jääb sinna peale. See jättis prindi. Ma terve aeg arvasin, et su jobi on musta värvi. Ja siis ma ei julgenud sulle ka öelda too päev, kui sa ära pühkisid ja sul natuke punane nägi välja. Ma mõtlesin, mis ajas sa fake rips meid jobistad. Minu küsimus on, et kuidas mehed arvavad, kuidas võetakse meiki maha? Kas lihtsalt rätikuga hõõrudes? Ma vaatasin talle lihtsalt, et kas paluks saaksin uue ja puhta rätiku. Mihkel puikles veel natuke vastu ning lõpuks loovutas tema ema kapist ilusti volditud valge rätiku. Nägu sai pestud ning rätik jäi puhas, kuid nii rumal poiss küll tussi väärt ei ole. Mees jagab vennaga rätikut, kohe on rumal ja ei ole tussi vääriline. Selles loos, mis ei ole meiega seotud,
ja. et kuidas mehed arvavad, et ma ei tea, kuidas naised arvavad, et jobirätikus käib, ma ei tea no.. mis sa arvad, kuidas see ei käi üldse liigume edasi, see ei olnud meiega seotud. Kes üldse võtab näo ja maha? Me oleme edasi ka liikunud, kui see isegi oleks meie koht olnud, me oleme investeerinud. aga nüüd on aeg küsida, et see oli päris haige lugu minu arvates. Kas see lugu läheb liidriks? Jobirätik on selle nimi. Kas me nüüd teeme niimoodi, et me teeme viimase loo või? Me jäämegi siia, kutid. Ma loodan, et teil on vabane. Nii, mul on ülipalju lugusid. 2 tükki ma vaatan praegu on ka Kirsiga. Kas me võtame juhuslikult Kirsiga loo või? Võtamegi mehe lugu. See on nagu vist päris nimi ka pandud. Seda ei loe ette praegu nagu nime. Seevaldi kohting. Igatahes käisin Lauri Pihlapiga ühes India kohas. Sain 19 ja otsustasin pärast pikka suhet Tinderi alla laadida. Kuid kelle leidsin oli 23. Pärast matšimist ajas ta mulle peale, et peaksime FaceTime'ima. Andsin talle oma numbri, aga vend oli nii aines, et kõne kõige edukam polnud. Kreatiin tõenäoliselt. Seda pead regulaarselt võtma äkki, kui ta oli just võtnud sisse. Paar nädalat hiljem, kui olin ta juba unustanud, kirjutas ta, et sooviks mulle väga külla tulla. Hajameelselt ütlesin talle, et eks tule. Oi jah. Ja, kelle süü see on lõpuks siis? See, mis siit, ükskõik mis siit tuleb. Kelle süü see on? Kui sa loed järjekordset vampiiri ohvrit, vampiir oli ukse taga, no eks sa tule tuppa siis. Ma ei tea, ta lihtsalt tuli tuppa. Kas nüüd kadus sul ära jutt? Ei ole. Panid külje peale äkki või? Siin on kõik on jumala hästi. Mul on käsi krambis juba. See episood on 2,5 tundi pikk olnud. Eks tule, ütlesin. Selle peale vastas ta aga, et tuleksin, aga olen hetkel Seevaldis kinni. Oota, tema ütles... Ei, see tüüp on Seevaldis kinni. Leppisime siis esimeseks kohtumiseks Seevaldi. Kas kuskil on piir ka või? Naised äkki ei. No ma tulen siis, soa. Naistele meeldib see seikluse aspekt, Hendrik Ponso. Öösel metsa. Mootorsaag on autos või? Naistele meeldib vaat see mõte, et ta on professionaalses, mentaalses asutuses. Aga äkki mina saan ta ära fiksida. Ja kui tuled, äkki sul jääb mingisugune ehituspood tee peale, võtaks rauasaak ka kaasa. Kohtumiseks Seevaldi. Ega mul nägu nii midagi paremat sel ajal teha polnud ja elu on ju seiklus. Õige suhtumine. Hakka ja naine. Meil läheks meie kandis rohkem selliseid vaja. Mis seal ikka juhtuda võib? Poiss palus mul veel, et tooksin talle 2 moosipalli ja starteri. Sain teada, et ta oli 3. osakonnas. Sulgudes sinna jääd, kui sul on psüühikahäired. Kes need teised seal siis on? No, töötajad ja. Arvasin, et vend on täitsa skiso. Aga ega väga mööda ka ei pannud. Arvad jah. Kui lõpuks teda nägin, istusime Seevaldi koridoris ja küsisin, miks ta üldse seal on. Vend vastas, et kuna ta on hetkel vangis. Võtta, ma ei saa aru. Vend vastas, et kuna ta on hetkel vangis, sulgudes läks kellegile kallale, on tal vaja tunde täis saada, sulgudes community service, et ta on paberitega sotsiopaat ja puhkab Seevaldis patsiendina. Parim asi. Kuidas saab... Oota, niimoodi saab community service teha, et lähed lihtsalt Seevaldisse. Ja. Sul on veidi vaja chillida lihtsalt. Lisaks ütles, et edasi läheb Jämejalga. Veits Seevaldis, veits Jämejalas. Tead, praegu on kiire. Mul polegi siukest steady place'i praegu. Ma olengi veits digital nomad. Inimesel peab olema ambitsioone liikuda edasi. Ma võin igal pool hull olla. Vaata, Jämejalg on ikkagi mentaalsete asutuste Kalev Cramo, kui sa mõtled niimoodi. Et praegu ta pallib nagu Seevaldis natuke. Aga järgmine hooaeg. Ma ütlen järgmine hooaeg. Slovakkia helistab. Jämejalg
see on catch, ma ütlen. Vaata kõikidest Netflixi sarimõrvarite, palju selle kuradi Ted Bundil naisi käis külas seal vanglas. See tüüp on, ta meie aja Ted Bundi mõte. ja. Pärast date'i mõtlesin, et issand, temaga ma enam kunagi ei räägi. Möödus kuu ja vend helistas. Võtsin vastu, hei, tere, kus sa oled? Hakkas rääkima, et ta on täis ja joob ennast surnuks. Mille peale ütlesin, et helistagu tagasi, kui on surnud. Väga hea väike selline lükatõmba, vaata. Ja siis... Push and pull on see vist. Ja nüüd ta jätkab ja nüüd ta ongi surnud. Aitäh. Selle nimi on Kuramaaž, inimesed. Möödus veel kuu ja viimane asi, mida ma temast kuulsin, oli see, kui ta kirjutas mulle võõralt numbrilt, et mul on lahe sõbranna ja et ta abielluks temaga meeleldi. Et see, kes kirjutas, temal on sõbranna, keda see mees sul oli tõenäoliselt siis otsinud. Et võtaks sõbranna. Ja. Ta proovis ka seda push and pull. Ja. Ei töötud. Teike siuke ruletike. Aga Seevaldist rääkides, kui sa nagu meie peatükis on 34 vist oli see, et keegi kunagi tweetis ja me tegime sellest ühe peatüki, oli see, et kui sa lähed naisega teidile, siis mine jalutama sinna Seevaldi kanti. Ja kui tal wifi ühendub automaatselt Seevaldi wifisse ära, siis sa tead, siin on punane lipp. Praktilisi nõuandeid ka vendadelt keppidelt siin, kurat. Teeme veel aplausi neile. Päris haige. Kuule, aga... Oleneb, mida sa otsid. Oleneb, mida sa otsid. See lipuvärv on su enda otsustada. Just, äkki sa otsidki sellist nabaneidiga täielikku psühhopaati. Jah. See võib olla neljas korrus. Kõik nabaneidiga. Kuule, aga nüüd ongi siis aeg kätte jõudnud viimase loo jaoks, nagu ma aru saan. Ei, viimane. 7 veel! Tõesti, ma ei taha, et õhtu lõpeks mitte kunagi. Ülihead lood on olnud. Homme on vaba päev. Homme on vaba päev. 5-tunnine show. Ei, ainult 4 tundi. Teeme rekordi, Putsolani rekord. Vaatame, kui see on hea lugu, siis teeme võib-olla ühe veel. Teeme nii kaua, kuni keegi siin on. Me oleme täpselt nagu need naised, et no teeme ühe veel. Oi, tegelikult T3-st tuleb pidu peale. T3-st tuleb pidu peale, me ei saa. Aga samas DJ võib ju enda laua siin püsti panna. Me paneme ikka edasi, vaata. Ei, see peaks viimane olema. Sorry, ma lubasin, mul oleks endal nüüd teada. Siuke lustlik... Kirss pidi viimane olema, öeldi just. Eelmine oli Kirss või? See on ka hea point. Seevaldi, kas sa oled majas? Kutsu nagu vaime välja. Teeme aplausi. Samas või? Holy shit. Holy shit. Oota, sa oled see tüdruk, keda peteti 3 korda või? See oli esimeses poolest siis, mis juhtus jah, et peteti teda 3 korda. Okei, mis juhtus? Date'il või petmisel. Tegelikult see teine lugu huvitab rohkem, et mis sul siis südamel on, et sellised mehed siin nagu huvitavad? No need on need twingid, ma räägin teile. Need on need ilusad mehed. Ärge kunagi usaldage ilusaid ta oli ilus jah? 70-st? Meil on väga raske. Kuidas sa, aga lihtsalt, et me skaala paika saaksime, kuidas on Madis ja Mihkel, kuidas sa neid hindaksid? No eks mulle vanemad mehed ikka meeldivad jah. Aga hindame ära 10-st, anna mulle punktid ikkagi. No ikka mingi 6-7 või Ütleme nii, et 2 peale kokku võib siin üle 10 minna. Me teeme üksteisele ka 6-7. Okei. Ma ei tea, kas vendadel on mingeid küsimusi, kuidas... Kas ta siis jõudis jämejalga lõpuks või? Ei, kui ma küsisin, kui ta helistas mulle, kui ma küsisin talt, et joo, et kas sa siis jämejalga jõudsid, siis ta ütles, et ei. Aga see sõbranna, kes ta ütles, et kellega ta võiks dateida, kas ta on su kõrval sinna? Ei, tegelikult on mu ex-situationshipi väikeõde. Oota, mis see sõna oli? Vabandust, seleta seda, nagu sa seletaks oma vanaisale, mis see tähendab? Põhimõtteliselt mul oli üks kutt, kellega me ei olnud otseselt suhtes, aga nagu midagi toimus. Kepisite? Ei, õnneks veel mitte. Ja siis tal oli väike õde ja siis ma sain ta väikse õega nagu paremini läbi kuidagi. Ahah. Ja siis
siis ma jäin temaga rääkima pärast, kui ma enam selle tüübiga ei rääginud. Ja siis mul sõbranna nagu kirjutab mulle ja siis see kutt samal ajal helistab, et siis ma sain aru, et okei, see sõbranna vist ongi, kellega nagu abiellumine tuleb. Okei, ma vist sain aru. Oota, ma ainult viimast lauset kuulsin, abiellus siis või? Õnneks mitte. Ma jõudsin talle öelda, et blokk, ära, ei. Mul järgmine küsimus oleks, kas mõni normaalne mees ka su elus on kunagi olnud? Mulle ei meeldi mehed enam. Vahetas tiimi! I like women! Väga hea. Lahendused on leitud. Näed jälle üks tõrvatilk meepotis. See ei tähenda, et sa pead kogu meessoo ära kustutama. See on meil 67 seal oli päris palju neid tõrvatilkasi tegelikult, kui me nüüd hakkasime lahkuma seda. Jah, tegelikult küll, ega meil see mulje ei jää. Madis püsi positiivne. Statistikaameti andmetel Eestis on naisi rohkem, nii et... Okei. Jah. Kuule, aga teeme viimase loo ära, siis saame kõik eluga edasi minna. Olin tolle noormehega. Olin tore noormehega. Mehe lugu veel lõppu? Naise oma. Olin tolle noormehega. Ei, seega võib mehe oma ka, me kunagi ei tea. Kui see on mehe oma ja algab nii, siis ära edasi loe. Me ei taha kuulda sellist. Nii mõnelgi teedil käinud juba tolle noormehega ja tundus, et asi liigub väga julgel sammul edasi. Sõbrannad teadsid teda juba ammu mu future husbandi ja tulevaste laste isana. Ma tean, jah, kuidas see läheb. Ühel varahommikul liikusin peolt tema juurde, kuna olime kokku leppinud, et võtab mu kaissu. Jõudsin siis ukse taha, kirjutasin, et olen kohal ja ei midagi. Vaikus. Helistasin ei midagi. Ja nii ma külmetasin õues ukse taga, andes mõttes Peikale veel 10 minutit aega ja siis valmis koju minema. Lõpuks ta vastas ja vabandas ette taha, aga ütles, et ei saa mind veel sisse lasta. Palus mul veel õues oodata. Hakkasin juba närvi minema. Mis mõttes ma ei või tuppa tulla? No, me kõik teame, miks ta ei või tuppa tulla. Ootasin õues, arvates, et äkki mingi teine pihv hiilib välja, aga ei midagi. Lõpuks, kui Peika mu tuppa lasi, tundsin toas mingit eriti jälki haisu. Jobi hais. Mõtlesin, et äkki oksendas. Noormees eitas seda kategooriliselt. Hiljem pika pinnimise peale tuli välja, et ta oli voodi kõrvale põrandale sittunud ja ei julgenud mind tuppa lasta. Tagantjärgi olen mõelnud, et oleks võinud lihtsalt paluda mul oma koju minna. Nüüd ta on minu jaoks igavesti sittur. Selline lugu siis. Wow. Ei, ma ütlen ausalt, mul on ka sükest olukorda olnud, et naine kirjutab ja tõmbab mingi sükse, ärevuse sisse. Aga keset junni täpselt. Aga ma ei ole ausalt kunagi oma kodus voodi kõrvale sittun. Jah, aga ei ole. Sa ei saa. Ei, aga kuidas see füüsiliselt välja üldse näeb? Sul on voodi ja siis sulle tuleb ja siis mul ka tuleb. Ja siis situdki sinna lihtsalt nagu poole jooksmise pealt või? Ja äkki tal oli mingi kauss, aga ta lihtsalt libises. Et tal oligi olemas nagu siuke kauss. Joink. Mina ka ei tea. Kuule, selline oli meie viimane lugu. Kas see on võidulugu? Mis meil veel oli? Meil oli Praeg. Me peame selle ära tegema, siis läheme kõik koju ära. Prääks? Prääks, siis meil oli Seevaldi lugu. Jobi Rätik. Jobi Rätik oli. Tehke aplaus Jobi Rätikule. Kas tuleb Jobi Rätik? Jobi Rätik. Prääks. Ei. Sittur. Jobi Rätik. Kuule, see on paigas. Kutsumaania T3-s on paigas. Tule järgi oma konversi ketsidele. Teeme suure aplausi meie saatekülalistele. Madis ja Mihkel Kepp. Sten-Erik Allikas, T3, videotiim, kõik, kes te aitate, kõik, kes te vaatate. Aitäh, et olite meiega. Mina olin Hendrik Puntso, järgmise korrani. Tšau!